juba stuudios. Meil on väga hea meel tervitada stuudios bioloog, zooloog Tiit Maranit, kes on ka Washingtoni konventsiooni Eesti Teaduskomitee esimees. Tere õhtust. Tere. Väga keeruline ametinimi. Seda küll, jah. Aga teema, millest me rääkima hakkama, ei ole sugugi mitte vähem keeruline. Ehk et avatakse siis homme loomaaias väga intrigeeriv näitus, mis siis räägib omamoodi ohustatud loomaliikidest ja kõikidest nendest asjadest, mis siis erinevatest müügipunktidest või piiril on inimeste käest ära korjatud, mida turistid, mida me kõik oleme reisilt kaasa toonud, aga mida ehk ei oleks mõtelt reisilt kaasa tuua. No kui palju nendest asjadest, mis meil täna siin stuudios on sõna otseses mõttes Eestis inimestel käest ära võetud? Noh, siin on tegelikult ju väga-väga väikene kogus, nii et kui ma peale vaatan, siis ma võiks öelda, et valdav enamus on nendest sellised, mis on meil ära võetud. Siin paar üksikut asja on elevandiluu, paar tükki, mis on Taanist pärit, aga ülejäänud jah, peaks kõik Eestist olema pärit. No mida kõige enam inimesed toovad, mida ei tohi tuua? See sõltub väga palju sellest riigist, kus nad tulevad ja esialgselt peab ütlema, et Washingtoni konventsiooni see turistide osa moodustab väga väikese kübeme, sest et tegelikult väga suur osa kaubavahetusest erinevate looduslike liikidega toimub täiesti legaalselt ja avalikult ja seal on piirangud, kui palju ühest riigist tohib teise tuua ja see on see, millega tegeleb Washingtoni konventsioon tegelikult. Aga siis lisaks on nüüd need õnnetud turistid, kes liiguvad ühest maast teise ja näevad seal midagi põnevat, ostavad selle asja ja siis nad on hädas. Sest et nad ju ei teadnud, et seda asja ei tohtinud kaasa tuua, siseriiklikult selles riigis võib neid asju rahulikult osta ja teha. Nad tulevad üle piiri, tulevad meil lennujaamast maha ja seal on järsku tolliinimesed ees, kes hakkavad ütlema, et te rikkusite seadust. Mida siis ei tohi üle tuua? No näiteks kindlasti siin on sellised asjad nagu elevandiluu, väga ilusad asjad, mida võib ka näiteks Bangkoki lennujaamas osta. Aga kui te tulete üle piiri, siis te kindlasti olete seadust rikkunud ja te oletegi seadust rikkunud, sest et see on ainukene võimalus, kuidas rahvusvaheliselt väga suurt kaubavahetust tegelikult piirata on panna piirangud peale, et neid ei too. Kust ma üldse tean, et see elevandiluu on? Kus mina, ma ei kujuta? No siin te nüüd peate uskuma mind, et see on, sest et tegelikult seda saab määrata, see faktuur nendel väikestel kuulikestel on väga elevandiluu spetsiifiline, mille järgi tunneb ka ära. Aga loomulikult inimesel, kes ei ole kokku puutunud, võib ka juhtuda niimoodi, et ta näiteks ostab elevandiluud oma arvates, aga tegelikult on tegemist tavalise luuga, tavalise looma mingisuguse säärekondist asjast tehtud mingi. No seda võib just nagu tuua siis, jah? Seda võib tuua loomulikult, jah, sellega ei ole probleemi. Aga me oleme vette saanud? Jah, ja see on väga sagedasti on probleem, sest et turg nõuab neid asju, mis meil siin laua peal on väga sagedasti ja tänu sellele leidlikud inimesed imiteerivad neid asju. Ja siis tulevad sellised kummalised kaubad, mis tunduvad olevat ohustatud liigid ja hästi põnevad väljanägemised siin, ütleme kas mis asjad need on, jah? Räägime täpselt no näiteks siin on tegemist nüüd ühest püütoni nahast tehtud portfelliga, mis on ära võetud, ta näeb selline uhke välja, tõsi küll üsna samasuguse faktuuriga võib ka kunstnahast mõnikord kotti leida ja see on nüüd originaal kindlasti. Ja siis on nagu raske vahet teha tõesti. Ja siin on üks kott veel väga... Ja see on nüüd, tunneb kohe ära, siin on niisugused toredad sagrid on peal, mis annab kindlat märki sellest, et tegemist on krokodillinahast tehtud esemega. No iseenesest ju päris kena asi, aga et kas nüüd sellepärast üks loom peab oma elu jätma, see on omaette küsimus. Ja muidugi see kobra siin, mis seisab keset see on nüüd küsimus, et kas inimene on väga õnnelik, ma kujutan ette, et seal kuskil kaugel maal turul näeb ta seda asja, tal jätkib tõesti tunne, et seda võiks tore olla kodus omada, aga kui ta seal kuskil kamina peal enne tolmu nüüd kogub, kas ta nüüd ikkagi on see asi, mida on tarvis. Nii et kõikide nende asjadega, ma ütleksin, on selline kindel reedel, et parem mitte osta, sest seadused on keerulised, raske on nendes orienteeruda. Aga kui osta, siis teha kindlaks, et kas seda ikka tohib üle piiri tuua. Selleks on Keskkonnaministeeriumis vastavad ametnikud olemas, kes oskavad väga kompetentset nõu anda. Ja kui tuua, siis kontrollida, et paberid oleks kõik õiged, siis ei teki teil probleemi. Missuguseid hulle asju veel toodud on? Ma ei saa näiteks bengaali kassinahast selline mantel või kittel, ma ei oskagi öelda, mis asi see on. See on igal juhul... mingi halatta on bengaali kassinahast ja eks need kassinahad oma ilusa mustriga alati tekitavad inimestes suurt põnevust ja kaasatoomise soovi. Siin võib öelda, et siin paar aastat tagasi kõige suurem kogus Eestis, mis on konfiskeeritud, ongi 800 bengaali kassinahka, mis tuli Hiinast läbi Eesti Venemaale. Meie tolliinimesed said selle kätte ja konfiskeerisid. Nii et sellised suured asjad võivad ka olla. Siis mis veel kindlasti on, mis võib tekitada himu ja huvi kaasa tuua, näiteks siin ma võtsin ühe karbi sealt näituselt praegu kaasa.
siin on hieroglüüfid, mis viitavad sellele, et tegemist on idamaaga ja see idamaa tähendab tegelikult seda, et tegemist on traditsioonilise Hiina meditsiiniga. Väga sagedasti ostetakse neid kaasa, sest et see tundub põnev olevat, mõningad asjad siin sees on sellised nagu leopardiluu või mingi muu ohustatud loomaluu, mis arvatakse olevat, et ta aitab siin potentsi parandada või eluiga pikendada või mis iganes. Võetakse kaasa, aga piiri peal tekib sellega probleeme. Nii et parem neid mitte võtta, seda enam, et väga sagedasti see, mis siin sees on, näiteks elevandiluu ei pruugigi elevandiluu olla, aga hoopis tavaline lehmaluu, nii et kuskil on ka alati olemas kerge tarbijakaitse problemaatika nendes asjades. Ja kaaviar? Ja kaaviar, jah, loomulikult kaaviar, siit me oleme Venemaa külje all ja Venemaa toodab küllaltki suures koguses ju musta kalamarja ehk kaaviarit, Kaspiast pärit. Sellega nüüd on niimoodi, et kui tuleb turist, siis 125 grammi jah, ta võib tuua niisama kaasa. Mis on üle selle, seda ta ei tohi tuua. Et see konfiskeeritakse alati. No, mis te teete, kui ma tulen teile selle kotiga tänava peal vastu? Kas te siis võtate mult krokodillinahast koti ära? No mina olen selles õnnes seisuses, mina olen nüüd teadusnõunik, et põhiline funktsioon on see, et teha kindlaks, mis tegemist liikidega on ja et kui nende liikide ametlikult maale toomine on kavas, et kas nende isendite maale toomine ei tekita kohalikele asurkondadele mingit probleemi, aga ütleme, kui nüüd inspektsioon tuleb, siis ta kontrollib poodisid ja kui dokumentatsioon ei ole korras, sest kõiki asju võib tuua, väga paljusid asju võib tuua, aga ainult teatud koguses, kui on load korras, siis konfiskeeritakse need asjad. Praegu see näitus toimub, ma saan, et esimest korda selline näitus sellises mastaabis Eestis toimub. Kas see tähendab seda, et see probleem on nagu järjest suuremaks läinud? Kui suured rahad selles... No, Eestis ütleme niimoodi, et õnneks meil on väga pikka aega selle asjaga tegeldud ja minu arust küllaltki efektiivselt. Tollitöötajad töötavad hästi, inspektsioon töötab hästi, nii et see asi toimib. Aga kogu aeg tuleb inimesi informeerida nendest probleemidest, eriti turiste, nii et seda nagu eesmärki täidab ka see näitus, et lihtsalt anda inimestele teada, et sellised asjad on, neid tuuakse, neid konfiskeeritakse, teil pole mõtet selle probleemiga tegutseda. Mis puudutab nüüd kogu seda massiivi, siis Euroopa Liitu tuleb väga palju kaupa sellist sisse, sest Euroopa Liit on väga rikas piirkond. Ja just vaatasin, et 95. aastal teatud hinnangute järgi ohustatud liikide kauplemise maht, ühe aasta maht oli $14 miljardit. Et see annab nagu mingisuguse ettekujutuse, millise massiivse kauba või ütleme, kaubandusharuga tegemist on. Alates homsest Loomaaeda on võimalik seda näitust vaatama minna. Suur aitäh!